võrrand. 2 korda siinus x-i ruut võrdub 3-kordse koosinusega 2 pi-st miinus x-ist. Vaadelgem kõigepealt, kuidas õpilane on seda püüdnud lahendada. Vasaku poole on ta jätnud rahule. Paremal poolel, kuna teades tolle õpilase stiili, meeldib talle rohkem kasutada nurkade väärtusi kraadides kui radiaanides, nii et ta on teisendanud kõigepealt 2 pi-d 360 kraadiks. Seejärel on ta teisendanud siinuse ruudu vastavalt valemile. Valem on siis selline siinus x-i ruut pluss koosinus x-i ruut võrdub 1-ga. Tal on siin siinus x-i ruut, selle on ta siit avaldanud, selle asemele on ta saanud 1 miinus koosinus x-i ruut ja kuna 2-ga on vajanud läbi korrutada, siis ta ongi saanud 2 miinus 2 korda koosinus x-i ruut. Parema poole on ta seekord jätnud samaks. 4. real vasakule poole ta jättis kõik, mis seal oli, aga paremalt poolelt tõi kõik üle silla üle vasakule ja seega märk muutus, tekkis siia miinusmärk ja paremale poole jäi järele ainult 0. Nüüd mis juhtub edasi? Näeme, et ta on viinud siiski selle 3-kordse koosinuse tagasi teisele poole, sest siin ees miinusmärki enam ei ole ja jätnud selle sinna üksi. Ja nüüd ta on püüdnud hakata selle vasaku poolega midagi tegema. Ei, siiski mitte päris. Mulle praegu tundub, et ta on hakanud tegelema ainult selle osaga. Ja isegi ilma miinusmärgita selle osaga, see on siis see osa siin. Ette on jätnud siis 3 ja ta on aru saanud, et on olemas selline valem nagu liitnurga valem. Ja see on siis selline, nagu ta on siia ka enam-vähem välja kirjutanud. Ma kirjutan selle valemi ka siia kohale nüüd ära. Ei, ma kirjutan siia ülesse siiski, siin on natukene rohkem ruumi. Koosinus alfa miinus beta on samasugune nagu koosinus alfast, ehk siis sellest esimesest nurgast, korda koosinus teisest nurgast, millele on liidetud vastavate nurkade siinuste väärtused. Siin me näemegi, et on võtnud koosinuse sellest esimesest nurgast 360 kraadist, korrutanud selle koosinusega x-ist ja liitnud sinna siinuse väärtuse 360 kraadist korrutatuna siinuse väärtusega x-ist. Paraku probleem seisneb siin selles, et ta on need 3 siin ees pannud valesti. Kuidas siis peaks olema? Kui me ei avaks veel sulge, paneksime 3 siia sulgude ette, siis sulgudesse jääks ju koosinus 360 kraadist korda koosinus x-ist pluss siinus 360 kraadist korda siinus x-ist ja sulg kinni. Nüüd, kui me siin sulud avame, siis me korrutame selle 3 kõigepealt selle esimese üksliikmega läbi. Aga mida õpilane on teinud, tema on korrutanud
selle kolmega läbi esimese üksliikme mõlemad tegurid. Umbes nii, nagu sulgude ees oleks 9 olnud. Niimoodi teha ei tohi. Seega, selle 3 peame siit kohe ära võtma. Ja mida ta on jätnud tegemata, ta on jätnud teise üksliikme täiesti läbi korrutamata selle 3-ga. Nii et siia ette peaks 3 siis hoopis tekkima. No me teame, et 360 kraadise nurga siinus on nagu nii 0, nii et see 3 ei mängigi siin mingit rolli, aga suur viga tuleb sisse just sellest, et ta on sulge avanud valesti. Kuidas siis asi õigesti oleks? Ma nüüd näitan selle ära, kirjutan siia 4. ja 5. rea vahele, mida me võiksime teha. Kõigepealt üks asi, mida me kohe näeme siin ära. Meil on siin 360 kraadi miinus x. Mida see 360 kraadi tähendab? See tähendab täistiiru. Ja koosinuse, siinuse, tangentsi väärtus ei muutu, kui me liidame nurgale suvalise arvu täistiire. Ükskõik kummas suunas. Seega me võime selle 360 kraadi täiesti ära unustada siit. Meil ei ole vaja hakata siin mingisugust suurt ümber nurga minemist tekitama. Ei ole ju ka kuskil ülesande püstituses öeldud, et tuleb tõestada midagi. Seega me jätame selle 360 kraadi siit üldse ära. Põhimõtteliselt me tõmbame selle siit maha. Ja jääb järele miinus x. Aga milline on negatiivse nurga koosinus? Ma teen siia üles oma tavalise koordinaate ilestiku, kus on x-telg ja y-telg. Ja märgin siia ära veerandite kaupa, kus on koosinus positiivne. Esimeses ja 4. veerandis. Negatiivne nurk tekib 4. veerandisse. Kuna siin on koosinus positiivne, siis selle märk ei muutu. Seega me võime koosinus miinus x asemel kirjutada koosinus x. Aga mida huvitavat me siin veel näeme, on see, mida õpilane ka allpool on tähele pannud. Ta on näinud, et siit tekib ruutvõrrand ja on leidnud selle ruutvõrrandi lahendid, millest ühe kohta on kirjutanud, et ei sobi. Loomulikult koosinuse väärtus ei saa olla miinus 4,7. Ühtlasi on ta leidnud, et koosinuse väärtus äkki võiks täiesti olla 2. Ja siis ta on siin leidnud kuidagi viisi saanud sellise nurga nagu pluss-miinus 78 kraadi. Ma ei viisiks siin praegu süvenema hakatagi, kuidas see on juhtunud, aga koosinuse väärtus ei saa mitte kunagi olla 2. Sest koosinuse väärtus on -1 ja +1 vahel. Seega oleks pidanud siin ka kohe ära nägema, et midagi on kas väga valesti lahenduskäiguga või tõesti lahend puudub. Ja kuidas nüüd siis see asi lahendada? Käin siia üles selle tagasi, et oleks ka esialgne võrrand näha. Siia vahele pidin hakkama nüüd kirjutama. Ja seda ma ka teen. Ma kirjutan selle avaldise, mis siin vasakul pool võrdusmärki on, ümber ruutvõrrandi kujul, sellepärast, et siis me saame selle lahendada ruutvõrrandina. Ja ma arvestan kohe ka märki. Ma ei tahaks, et ruutliikme kordaja oleks negatiivne, seega ma viin ta üle teisele poole ja saan 2 korda koosinus x-i ruut. Ja viin ka selle viimase liikme nüüd teisele poole. -3 korda ja nagu ma enne rääkisin, jääb sinna sulgudesse ainult koosinus x-ist. Siia tuleb siis pluss, sest ma viin ta teisele poole üle. Ja lõpuks ma viin 2 ka teisele poole, -2 ja see kõik võrdub 0-ga. Ja nüüd ma lahendan ruutvõrrandi. Näeme, et me ei saa kasutada taandatud ruutvõrrandi lahendit valemit, sellepärast et meil on ruutliikme kordaja 1 erinev. Seega koosinus x võrdub,
nüüd võtan selle keskmise, ehk siis sellise üksliikme, mille muutuv osa ehk koosinus x-i antud juhul astendaja on 1, arvkordaja 3 miinus b. Ma kirjutan siia üles selle valemi, mida ma kasutan ka igaks juhuks ära, et oleks asi selge. Ehk siis taandamata ruutvõrrandi lahendi valem on selline nagu miinus b pluss miinus b ruut miinus 4 korda a korda c ja sellest viimasest kremplist kõigest ruutjuur. Ja see kõik on jagatud sellise asjaga nagu 2 korda a. Ja kust tulevad need a, b ja c siia, kui ruutvõrrand on meil esitatud sellisel kujul nagu a korda x ruut pluss b korda x pluss c võrdub 0-ga, siis me saamegi seda valemit kasutada, näeme, et siin on olemas nii a kui b kui c ja meil x-i asemel on koosinus x, selline asendus. Mina jätan selle koosinus x-iks, ma ei asenda selle t-ga, nagu siin all võime näha, et õpilane on teinud, sellepärast, et hiljem võib tekkida olukord, et me lihtsalt unustame ära tagasi asendada. Niisiis, koosinus x võrdub miinus 3 pluss miinus ja mis siia juure märgi alla nüüd jääb. Miinus 3 ruut on 9, miinus 4 korda miinus 2 on 8, 8 korda 2 on 16 ja 9 ja 16 on 25, ruutjuur 25 on 5. Ja see kõik tuleb jagada 2 korda 2 ehk 4-ga. No siit, kui me nüüd peast välja arvutame, üks võimalus on miinus 3, miinus 5, miinus 8 jagatud 4-ga saame miinus 2, mis ei ole võimalik, et koosinus x-i väärtus oleks. Küll aga on võimalik, kui me kasutame seda pluss 5, 5 miinus 3 on 2, 2 jagatud 4-ga on pool. Kui koosinus x-i väärtus on pool, siis me peaksime peast teadma, et tegemist on nurgaga nagu 60 kraadi. Ja siit saame ka kohe välja kirjutada, et x-i väärtus on pluss miinus pi kolmandikku, mis siis ongi 60 kraadi, pluss 2 korda n korda pi, kusjuures n kuulub täisarvude hulka. Ma teen ka kiire kontrolli, ma ei arvesta seda 2 NP-d, sest ükskõik, kas me paneme 2 NP-d või mitte, nagu siin eelnevalt juba selgitasin, sellest ei muutu tulemus. Küll aga ma tahaksin neid pluss-miinust mõlemat proovida. Kõigepealt siis pluss pi kolmandikku. Siinus pi kolmandikust on ruutjuur 3/2. Kui me ruutu võtame, saame 3/4. Ees on kordaja 2, järele jääb 3/2, seega vasakule poole jääb 3/2. Võtame selle meelde. Paremale poole, no 2 piist võime kohe ära öelda, jääb miinus 60 kraadi. Koosinus negatiivsest arvust on sama, mis koosinus positiivsest arvust, seega koosinus 60 kraadist ehk 1/2. Ja kui me 1/2 korrutame 3-ga, saame ka paremale poole 3/2, vasak pool võrdub parema poolega ja pluss pi kolmandik on tõesti õige lahend. Kas ka miinus pi kolmandikku. Kuna me vasakul võtame ruutu, siis jääb vasakul väärtus kõik samaks. Vaatleme paremat poolt. Jällegi 2 piid ei mängi rolli. See miinus siin ees muudab kohe selle miinus pi kolmandiku pluss pi kolmandikuks ja saame ka paremale 3/2, nii et see minu tekitatud lahend on õige.